tere! Me jätkame oma reisi Lähis-Idas, Lähis-Ida virtuaalsel usulisel maastikul. Eelmine kord me jõudsime Ida katoliku kirikute juurde ja viimane, mida me käsitlesime, oli suhteliselt pikalt Süüria katoliku kirik, eriti mõned kloostrid, iseäralikud kloostrid, mis seal on. Täna me läheksime edasi, meil on veel paar Ida katoliku kirikut Süürias ja vaataksime veel teisi kirikuid põgusalt ning ma loodan, et täna me jõuame ka islami juurde. Niimoodi siis. Eelmine kord viimane oli Süüria katoliku kirik. Järgmisena tuleks nimetada Armeenia katoliku kirikut. Nagu te vast teate, armeenlastel on väga suur diasporaa. Suurem osa armeenlasi elab väljaspool Armeenia praeguse vabariigi piire ja Armeenia katoliku kirik kujunes nii umbes sama skeemi, samal viisil nagu Süüria oma, nagu Kaldea kirik, nagu teisedki Ida katoliku kirikud. Lihtsalt armeenlaste asualadele jõudsid 17.–18. sajandil katoliku missionärid ja tulemuseks oli see, et Armeenia aposteliku kirikus või Gregoriani kirikus, nagu teda ka nimetatakse, sellelt sündisid või eraldusid katoliiklaste rühmad, armeenlaste rühmad, kes otsustasid katoliku kirikuga ühineda. Kuivõrd Armeenia diasporaa on väga laialt levinud, väga erinevates kohtades. Aasias ja ka Aafrikas on olnud, Aasias väga laialdaselt ja samuti Euroopas, siis erinevates kohtades tekkisid need Armeenia katoliku kogudused või ka piiskopkonnad erinevatel aegadel. Lahus üksteisest ja tulemuseks on see, et Armeenia katoliku kirik erinevalt näiteks Kaldea kirikust või Süüria katoliku kirikust ei moodusta ühte tervikut. On olemas niisugune keskne suur osa Armeenia katoliiklasi, mitte kõige suurem osa, aga suur osa Armeenia katoliiklasi, kes kuuluvad Armeenia Kiliikia patriarhaadi koosseisu. Aga mujal maailmas on teisi Armeenia katoliiklaste rühmi, kes ei ole selle patriarhaadi alluvuses, kes on teisel moel seotud Roomaga. Meil on siin varem juttu olnud näiteks mehitaristide ordust, sellest Armeenia katoliku kiriku ordust. See ordu, need mungad ei ole otseselt seotud selle Kiliikia patriarhaadiga, vaid nad on seotud otseselt Vatikaniga. See Armeenia Kiliikia patriarhaat, see on niisugune kiriklik organisatsioon, kirik, mis hõlmab peamiselt just Lähis-Idas, eelkõige Lähis-Idas olevaid Armeenia katoliiklasi. See sündis 18. sajandil, siis kui täpsemalt aastal 1737, kui suri ära Sissi Katolikos, Lähis-Ida armeenlaste, apostolike armeenlaste juht ja kui kõigepealt valiti Aleppos uus katoolikos, kes oli juba tegelikult katoliiklaseks hakanud ja siis vastukaaluks Damaskuses valiti teine apostellik katoolikos ja selle tagajärjel
tagajärjel Lähis-Ida Armeenia kirik läkski 2 tükiks. Üks katoliku kirikuga seotud ja Halkedoni dogmat aktsepteeriv kirik, Armeenia katoliku kirik või täpsemalt Armeenia katoliku kiriku Kiliikia patriarhaat ja teine osa siis jätkas seda vana Armeenia Gregoriani kiriku traditsiooni ja väljaspool Halkedoni tunnustamist, aktsepteerimist. Ma tuletan meelde, et see vana traditsiooniline Armeenia Gregoriani kirik on olnud üks nõndanimetatud miafüsiitlikest kirikutest, kelle kristoloogilised arusaamad erinevad märkimisväärselt nende kirikute kristoloogiast, keda tuntakse Halkedoni kirikutena. Halkedoni kirikukogu oli aastal 451, kus sõnastati eriline otsus kristoloogia kohta, mida kristlased peaksid arvama, uskuma Kristuse kohta ja teatud osa kirikuid, just orientaalseid kirikuid ei aktsepteerinud seda, aga suurem osa tolleaegseid kirikuid aktsepteeris Halkedoni kirikukogu. Nii on halkedonlikud kirikud, ida-ortodoksne kirik, Bütsantsi, Moskva ja teised patriarhaadid, samuti katoliku kirik, luterlik kirik, reformeeritud kirik ja mitmed muud kirikud. Meil oli sellest Armeenia katoliku kiriku patriarhaadist juttu Liibanonis ka seoses, sest see patriarh resideerib Liibanonis, Beirutis ja seda ma ei hakka uuesti enam rääkima. Armeenia katoliku kirikul on Süürias 3 piiskopkonda, Aleppo piiskopkond, õigemini Aleppo peapiiskopkond, Kamishli piiskopkond. Kamishlist oli meil juttu, ma tuletan meelde, et see on see piiripealne linn Süürias, Süüria kirdeosas, mis rajati tegelikult või õigemini mida arendati prantslaste ajal, mis kujunes omal ajal niisuguseks 2 sõja vahel väga oluliseks majanduskeskuseks tänu prantslaste tegevusele ja sinna koondus üsna suur hulk nii kristlasi kui ka juute. Ta oligi suuremalt jaolt kristlaste juutide linn ja 2 sõja vahel sealt põhja poole jäänud jäid selle Kamishli linna nii-öelda kaksiklinnaks on Türgi poole peal, teisel pool piiri, see linn, mida vanasti tunti Nisibise nime all. See, kus kunagi väga ammu oli Ida-Süüria kristlastel oli oma ülikool, väga oluline ülikool, umbes 1500 aastat tagasi. Ja see Türgi-poolne Nisibise osa, see jäi tänu sellele, et Kamishli oli niisugune tõmbekeskus, ta jäi praktiliselt tühjaks nii kristlastest kui ka juutidest. Kamishli piiskopkond ja siis on olemas veel Damaskuses eraldi patriarhaadi eksarhaat, see tähendab ka omaette kiriklik üksus. Armeenia katoliiklaste arv on märkimisväärselt vähenenud viimase 30-35 aasta jooksul. Aastal 1990 oli kõiki Armeenia katoliiklasi Süürias 24 000. Mul on 4 aasta tagused andmed ja aastal 2022 oli ainult 12 000. See tähendab umbes 2 korda, enam-vähem täpselt 2 korda vähem ja üks oluliseks põhjuseks on muidugi see Süüria kodusõda, aga isegi sõltumata sellest kodusõjast on, nagu sellest varemgi on juttu olnud, sealkandi maades, sealhulgas ka
Süürias kristlaste arv üha väheneb ja väheneb. Nii absoluutne arv kui ka nende osakaal rahvastikus. Võrreldes Armeenia apostoliku kirikuga on Armeenia katoliku kirik Süürias niisugune vähemuskirik, väiksem kirik tavaliselt Lähis-Idas. Enamus kordadel Lähis-Idas ongi need orientaalsed katoliku kirikud väiksemad kui need kui orientaalsed kirikud. Üheks oluliseks erandiks on Iraak, kus on idakatoliku kirikud tavaliselt suuremad. Vähemalt mõned nendest idakatoliku kirikutest on märkimisväärselt suuremad kui orientaalsed kirikud. Võib-olla kõige kuulsam näide on just see Kaldea kirik. Kaldea kirik Iraagis on märkimisväärselt suurem kui nestoriaanlik hommikumaa kirik. Armeenia katoliiklasega seotud tuleks nimetada veel seda, et Süürias tegutseb ka mehitaristide ordu. Mehitaristid, meil on sellest kunagi ka üsna pikemalt juttu olnud, see on Benediktuse reeglitega Armeenia katoliku munga ordu, nende keskused on tegelikult Veneetsias ja Viinis. Aga see on niisugune isemoodi ordu, ta on oma liikmete poolest on üsna tagasihoidlik. Ma kunagi käisin nende keskuses Veneetsias ja seal kloostri peal võis teatud kellaajal vabalt võisid minusugusedki ringi hulkuda ja uidata ja mul õnnestus sisse vaadata nende söögisaali. See lauad loomulikult ei olnud veel kaetud, aga taldrikud olid ja ma lugesin kiiresti need taldrikud ära. Neid ei olnud 3, nagu selles karude muinasjutus on, vaid neid oli kuskil kui ma täpselt nüüd, umbes 22 taldrikut lauanõusid 22 inimesele. Sellest ma järeldan, et seal on 22 munka. Minu teada Viini keskus on veel väiksem kui see Veneetsia keskus. Kui te Veneetsiasse satute, siis soovitan külastada. Seal on, vähemalt siis, kui mina seal kandis olin, siis tehakse ka aeg-ajalt ekskursioone. See on ühe väikse saare peal. Veneetsiast te kindlasti leiate informatsiooni selle kohta ja see liinilaevad, mitte sõjalises mõttes liinilaevad, vaid reisiliinilaevad käivad sellele saarele ja teatud kellaaegadel tehakse seal ekskursioon. Seal on maailma kõige suurem Aivazovski maalide kogu, sest Aivazovski vend oli seal mungaks, mehitaristlikuks mungaks. Aga see ordu iseenesest, ta on niisugune kirjanduslik ja hariduslik organisatsioon selles mõttes, et tal on, ma arvan, et ma ei liialda, kui ütlen, et sellel ordul on rohkem koole, kui seal on munkasid. Ja mõned koolid on neil ka Süürias olemas, nad peavad üleval Armeenia koole üle maailma, ka Ameerikas näiteks. Ma kindlasti tean Lõuna-Ameerikat, võimalik, et ka Põhja-Ameerikas kusagil. Neil on nii palju koole, et nad ise loomulikult ei jõua seal õpetada, aga nad juhivad neid koole ja palkavad õpetajaskonna ja finantseerivad seda muidugi. Ja teine oluline valdkond, millega nad tegelevad, on kirjastamine. Neil on olemas päris mitu kirjastust. Veneetsia klooster tegeleb ka eelkõige kirjastamisega. Jällegi, mitte kõik kirjastustöötajad ei ole mungad, nad palkavad spetsialiste, nad annavad välja päris mitut Armeenia kultuurilist ajakirja, nad annavad välja raamatuid ja neil on väga suur
ja imetlusväärne Armeenia kirjanduse ja käsikirjade kogu nii Veneetsias kui ka Viinis. Niimoodi, siin on. Ja nüüd me oleme vaadelnud kõiki Süürias olevaid idakirikuid ja ortodokseid kirikuid ja nende nii-öelda paarilisi katoliku maailmas. Siin on võrdluseks idaortodokste ja orientaalsed kirikud ja kõigil neil on olemas oma, kuidas öelda, õde või vend idakatoliku maailmas. Põhimõtteliselt võib öelda, et mõnikord on vaja, meil on sellest ka juttu olnud, mõnikord on vaja spetsialisti teadmisi, et kui te satute ühte neist kirikutest, siis ära arvata, kas on tegemist orientaalse kirikuga või idakatoliku kirikuga. Tegelikult arvan, et see vahetegemine vähemalt osade puhul ei ole väga keeruline, sest ma mainisin ka seda eelmisel korras, et näiteks Süüria katoliku kirik juba 19. sajandi lõpus otsustas, et tuleb ennast muuta sarnaseks ladina katoliku kirikuga ja liikus selles nii-öelda ühtsustamise suunas kuni Vatikani teise kiriku koguni, kus otsustati ja teadvustati seda, et see orientaalsete ja idakirikute riitused on omaette erilise väärtusega, mis rikastavad katoliku kirikut ja neid tuleb hinnata sama kõrgelt kui seda ladina traditsiooni, mis suures osas enam ei ole ladinakeelne, aga mida ajalooliselt inertsi tõttu ikkagi nimetatakse ladina traditsiooniks. Nii, aga see niisugune võrdlev tabel ei ole veel täiuslik. Siin on üks idakatoliku kirik puudub. See on maroniitide katoliku kirik, millel ei ole oma paarilist orientaalsete kirikute seas. See tähendab seda, et ma tuletan meelde maroniitide kiriku kohta, et ristisõdade aegadel, kui ristisõdijad jõudsid Liibanoni mäestiku juurde, siis nad kohtasid seal kristlasi, kes olid nõus katoliku kirikuga ühinema, kes õigemini ütlesid, et me ei olegi kunagi lahku läinud, me oleme lihtsalt isolatsioonis olnud, meil ei ole kontakte olnud ristisõja eelsetel aegadel ja keda võiks lugeda ristisõja ajast peale, vähemalt ristisõja ajast peale idakatoliiklasteks. Sellest kirikust oli meil ka pikemat juttu siis, kui me käsitlesime Liibanoni, sest et Liibanon on nende põhiline asuala, aga nad on Süüriasse viimastel sajanditel on terve hulk maroniite välja rännanud ja seal on ka olemas oma piiskopkonnad, oma diotseesid, samuti nagu armeenlastel, Armeenia katoliiklastel, nii ka maroniitidel on neid 3 tükki ja praeguste hinnangute kohaselt on maroniite tänapäeval umbes 60 000. Vähemalt enne kodusõda. Kodusõda võis palju statistikat segamini ajada. Tõsi, ajalooliselt nii palju või nii vähe, kui meil on teada varasemast maroniitide kiriku ajaloost, just ristisõdade eelsest ajast. Praeguse arusaamade kohaselt arvatakse, et maroniidid esimese aastatuhande teisel poolel tegelikult
rändasid Liibanoni aladele, Liibanoni mägedesse, kus nad said mäestikus isoleerituna rahulikult eksisteerida, aga et nende algne nii-öelda sünnikoht, maroniitluse sünnikoht ongi tegelikult olnud Süüria aladel. Meil on juttu olnud ka Orontase jõest, mis on üks ta ei ole olulisemad jõed Süürias on Tigris ja Eufrat, aga Orontas on Lääne-Süürias ja Orontase jõe orus ilmselt kujuneski välja maroniitide kirik kunagi, aga mõned on arvanud, et nad liikusid Liibanoni aladele Büzantsi kristluse survel, Büzantsi kiriku survel. Nad ei olnud nõus Büzantsile alluma. Ja teised arvavad, et tegelikult see survestajad olid Süüria miafüsiitide surve tõttu. Seda, et moslemid oleks neid survestanud, see väga levinud arusaam tänapäeval ei ole. Nii et see on kristlaste eneste kristluse sisemine surve, mis neid sundis mägedesse minema. Nüüd võiks arvata, et katoliiklusega on kõik. Ei ole. Katoliiklusega ei ole veel kõik Süürias. Kui me katoliikluse juurde läksime, siis ma tuletasin meelde, et katoliiklusel on kaks haru. Üks on see suur haru, ladina riitluse haru, ja teine on väike haru, mis on ida-katoliku kiriku haru. Me oleme ida-katoliku kiriku haru siin läbi vaadanud, aga ka ladina haru on tegelikult Süürias olemas. Ladina riitlusega katoliku kirik. Maailma mastaabis on see ida-riitlustega katoliku kirik umbes 1,4% kogu katoliiklus. See tähendab, ta on natuke rohkem kui 100. Ta peaaegu märkamatu. Ta on nii märkamatu olnud, et ütleks 100 aastat tagasi paljud katoliku kiriku, see oli natuke rohkem 100 aastat tagasi, eelmise sajandi alguses. Paljud Ameerikas tol ajal asunud katoliku kiriku piiskopid ei olnud midagi kuulnud ida-riitlusega katoliiklastest. See tähendab, et kui Rossini katoliiklased emigreerusid Ameerikasse ja võtsid kaasa oma abielus preestrid, siis seal kohalikud ladina riitlusega katoliku piiskopid ütlesid, et niisugust asja ei saa olemas olla, et see on võimatu. Te ei saa katoliiklased olla, sest teie preestrid on abielus. Aga see oli lihtsalt nende harimatus, teadmatus oma 1,4% kohta. Süürias on need proportsioonid vastupidised. Ladina riitlusega katoliiklus, mis on see mujal maailma, üldse maailmas 99%, ligi 99%, on Süürias kõigest umbes 6% katoliiklastest. See tähendab, just see ladina riitlusega kirik on pisikene kirik ja see on niisugune näide selle kohta, et meie kihelkonna tendentsidest ei maksa järeldada kogu maailma kohta. Kui süürlastel ei ole mõtet hakata arvama, et terves maailmas on ladina riitlusega mingi väike osa ainult katoliiklastest. No vot niimoodi. Ladina riitlusega me vaatasime ladina riitlusega katoliku kirikuid ka Liibanonis oleme vaadelnud ja Terra Sanctal. Ja kui ma õigesti mäletan, siis ma vist mainisin ka seda, et seal kandis on need põhilised ladina riitlusega katoliiklased on algselt Euroopa päritolu. Seal on kunagisi Prantsusmaalt ja eriti Prantsusmaalt ja Itaaliast tulnud ja tänapäeval on muidugi Terra Sanctal Iisraelis eelkõige. Iisraelis on üsna palju filipiinlasi.
filipiinlastest tööjõudu. Aga Liibanonis on oli ka juttu, et on prantsuse päritoluga prantsusekeelsed levantiinid, kes on juba palju põlvkondi seal elanud, ja siis on jälle itaaliakeelsed levantiinid, kes on samuti palju põlvkondi elanud. Süüria ladinariitusega katoliiksed on eelkõige araablased, kohalikud. Nad on mingil ajal ladinariitustega katoliiklasteks saanud ja seal on jumala teenistused, peaksid minu teada olema araabiakeelsed eelkõige araabiakeelsed teenistused. See ladina riitusega kirik ei ole suur, ta on kuskil umbes 12-13 000. Ja see on tegelikult eelmise teema kohta veel pilt, see on Aleppos olnud maroniitide katedraal enne kodusõda ja pärast kodusõda need pildid. Ta on pihta saanud, aga mitte päris maatasa tehtud. Nii. See kiriklik administratiivne üksus, mis ladina riitusega katoliiklusel on Süürias, on Aleppo apostelik vikariaat. Apostelikud vikariaadid on katoliku kirikus niisugused, nad ei ole päris piiskopkonnad, nad on piiskopkonnad sarnased, nad ei ole nagu piiskopkonnaks veel kasvanud, aga nad võivad aja jooksul kasvada. Ja nagu te näete, see on Aleppo vikariaat, see viitab juba sellele, et Aleppo on ka see keskus ladina riitusega katoliku kirikule. Meil on varem juttu olnud sellest ka, et Terra Sancta puhul on juttu sellest, et Jeruusalemmas on ladina riitusega katoliikluse patriarh olemas. Patriarh praegu peaks vist itaallane olema seal. Aga seal on ka mõnikord araablasi olnud patriarhe. Aga see Süürias olev vikariaat ei allu Jeruusalemma patriarhaadile, kuigi ta geograafiliselt võiks ju seda olla, ta on seotud Vatikaniga, ta on otseselt Vatikanile alluv. Süürias on tegelikult veel üks ladina riitusega katoliku üksuselement, mis ei allu otseselt sellele vikariaadile. Et asi keerulisemaks oleks, siis nad alluvad ka teistele hoopis. See on Custodia Terrae Sancta. See on frantsisklaste organisatsioon. Meil oli Püha Maa ehk Terra Sancta puhul juttu sellest, et Pühal Maal ja seal ümbruskonnas on niisugune frantsisklaste poolt mehitatud organisatsioon nagu Custodia Terrae Sancta. Püha Maa hooldajad või kaitsjad. Pühal maal, see tähendab piibliga seotud maal, on üsna palju piibliga seotud mälestisi ja muistiseid. Üsna suur osa nendest kuulub ida-ortodoksele kirikule, eelkõige Jeruusalemma patriarhaadile. Teatud osa nendest kuulub Armeenia kirikule. Ajaloo jooksul on üks või teine piibliga seotud koht või muistis või kirik sattunud Armeenia Jeruusalemma patriarhaadi alluvusse. Ja teatud osa nendest muististest kuulub Rooma katoliku kirikule. Ja see Custodia Terrae Sancta ongi niisugune institutsioon Pühal Maal, mille ülesandeks on hallata, kaitsta, hoolitseda nende katoliku kirikule kuuluvate muististe ja mälestusmärkide eest,
see kustoodia on tegutsenud seal sajandeid, frantsisklased on pühal maal tegevad olnud peaaegu et selle ordu sünnist peale. Need on mõnikord tapetud ja välja aetud, aga nad on üsna ruttu tagasi tulnud. Ja nad on tegutsenud ka seal, kui teised katoliku kiriku osad ei ole saanud tegutseda. Nende eesmärk on, nagu ma ütlesin, eelkõige tegeleda nende mälestistega, aga seal on veel palju rohkem. Nad tegelevad ka sellega, mida katoliku kirikus nimetatakse karitatiivne tegevus. Neil on olemas ja hariduslik tegevus, neil on ka koolid olemas ja haiglad ja hooldekodud, etc. Ja nad tegelevad ka tegelikult teadusliku uurimistööga. Seal on Jeruusalemmas, võib-olla te olete sattunud, seal on ka selle kustoodial olemas oma muuseum ja nad arendavad oma muuseum. Paari lähema aasta jooksul peaks üsna suur uus kompleks avatama, kus on Pühamaa arheoloogia muuseum. Neil on oma väljaanded seal olemas ja õppeasutusi ja nii edasi. Ja kõik need selle kustoodia tegelased, kes sellega tegelevad, on frantsislaste mungad. Nii et Jeruusalemma peal, kui te kuskil nurga peal istute mõnda aega, siis te poole tunni jooksul ikka näete mõnda fransisklast sealt mööda minevat, vanalinnas just, ma mõtlen. Nii et see, nüüd võite küsida, et aga mis nad Süürias teevad? Süüria on tegelikult ka piibelik, mõelge Pauluse peale. Paulus Damaskuses. Just nimelt mõned Paulusega seotud kohad, seal on mõned kabelid ja mõned ehitised, mille kohta arvatakse, et need on Paulusega seotud. Need, mis osa kuulub seal ida-ortodoksele kirikule. Aga mõned neist kuuluvad ka katoliku kirikule ja just nimelt need frantsiskaani mungad tegelevad nende hooldamisega. Neil on seal ka kalastajad olemas näiteks ja mõned meditsiiniasutused olemas ka. Neid ei ole seal palju, suurem osa on ikkagi kõik Iisraelis või Palestiinas, aga mingi väikene rühm on ka seal ja need ei allu mitte sellele vikariaadile, apostolikul vikariaadile, vaid nemad on ikkagi osa sellest kustoodiast, mille keskus on Jeruusalemmas. Nii, nüüd me oleme katoliku kiriku läbi vaadanud siin veel meenutuseks, et seda tabelit ma vist ei näidanud, siin tuleb siin pikenduseks veel maroniitide kirik sellele ida-katoliku poolele. Nii, nüüd tuleks natukene rääkida ka protestantlikest kirikutest Süürias. Protestantlik missioon jõudis sinna kanti tunduvalt hiljem, kusagil 19. sajandi esimesel poolel. Nii palju, kui mina tean, tulid esimesed protestantlikud missionärid ja esimesed protestantlikud missionärid olid presbyteriaanid või presbyterlased, USA presbyterlased ja ka Briti presbyterlased. Kes on presbyteriaanid suurel kristlaste konfessioonide kaardil? Kuidas? Just, ei ole tegelikult hea nimetada neid kalvinistideks, ütleme reformeeritud. Mitte sellepärast, et nad pahandaksid niimoodi, nagu mõnikord moslemid pahandavad, kui neid nimetatakse muhameedlasteks. Aga seal on teine asi minu arvates. Teine asi on see, et mitte kõik reformeeritud ei aktsepteeri Kalvinit. Nüüd on ta juba ammu pensionil, oli üks hea sõber Šveitsis, keskmiselt suurusega linna ülempastor. Ja mul oli kunagi temaga üsna pikk jutuajamine sel teemal ja tema ütles, et tema ei ole kalvinist. Jah, Kalvin oli suur teoloog, aga kõik. Et seal oli teisi reformeeritud traditsioonis, kes erinesid Kalvinist ja ei ole. Aga nii, et sellepärast ma arvan, et suur osa reformeeritud kindlasti on kalvinistid, aga mingi osa ei ole seal päris kalvinistid selle sõna otsa. Ameerikas vestlesid nendega erinevatega. Ühed ütlesid selgelt, et nad on anglikaani kirik, aga ümber nimetavad. Teised ütlesid, et nad ei ole anglikaani kirik.
jah, seal on anglikaani kirik iseenesest oma teoloogia, oma vana teoloogia. Tänapäeval on muidugi, Canterbury peapiiskopid võivad väga isemoodi teoloogiaid esindada ja üks Canterbury peapiiskop, mis on nüüd pensionis, oli minu doktoritöö oponent. Siis ta ei olnud veel Canterbury peapiiskop, ta oli Walesi peapiiskop. Kohe sai. Nagu ma olin ära kaitsnud, nii ta saigi Canterbury peapiiskopiks. Aga ta ei olnud väga kaua, talle endale vist ei meeldinud see amet ja ühesõnaga, aga selles anglikaani traditsioonis on see reformeeritud osa, reformeeritud mõju üsna märkimisväärselt olemas. See on üks teema, mida ma ei mäleta, kas ma siin kunagi olen rääkinud või mitte. See on armulaua teoloogia. Armulaua teoloogia on olemas anglikaani kirikus üks olulisi konfessionaalseid dokumente on 39 artiklit. Ja seal on üks või paar artiklit, mis on väga kriitilised luterliku armulaua õpetuse suhtes ja mis rõhutavad just nimelt väga seda reformeeritud armulaua õpetust. Üks suuremaid erinevusi peaaegu reformatsiooni algusest peale vähemalt 16. sajandist peale reformeeritute ja luterlaste vahel puudutab armulaua mõistmist ja selle taga olevat kristoloogiat. Aga see on niisugune teema, mida siin ei ole mõtet mainida, sest see presbyteriaallik kirik on suhteliselt väike ikkagi Süürias ja seetõttu ma ei hakka rääkima tema armulaua õpetusest ja kristoloogiast. Aga presbyteriaallik traditsioon ei ole ainus, presbyteriaallik traditsioon on inglisekeelses maailmas olev niisugune reformeeritud traditsioon, aga inglisekeelses maailmas on veel teine reformeeritud traditsioon olemas. See on kongregatsionalism. Need on üks fundamentaalses osas, põhimõttelises osas on nende presbyteriaaluse ja kongregatsionalismi arusaavad enam-vähem samad, aga kiriku ülesehitamises on erinevad arusaamad. Kongregatsionalismil on praktiliselt iga kogudus on iseseisev. Iga kongregatsioon, iga kogudus on iseseisev ja nad ise otsustavad, nad ei küsi oma organisatsiooni, nad on nii-öelda individualistlikud. Aga muidu on nad ka reformeeritud traditsiooni. Niisiis, aga jah, presbyteriaanid jõudsid Süüria aladele 19. sajandi esimesel poolel ja rajasid siin oma kogudusi. On olemas niisugune organisatsioon, nende poolt rajatud presbyteriaallike või evangeelsete koguduste ühine synod Süürias ja Liibanonis. Sest et nagu te teate, pikka aega Liibanon oli lihtsalt geograafiliselt osa Süüriast. Need on umbes niimoodi, et pooled on Süürias, pooled on Liibanonis, kokku on selles organisatsioonis kuskil 8000. Nii et umbes hinnanguliselt Süürias on 4000 presbyteriaani, araabia keelset. Aga need ei ole kõik presbyteriaanid, sest on siin Süürias olemas ka rahvuslikel alustel tekkinud protestantlikke kogudusi ja nimelt on Armeenia evangeelsete kirikute liit Lähis-Idas. Jällegi osa on Süürias, osa on mujal. Need mõlemad, nii Armeenia protestandid kui ka araabia keelsed Süüria protestantlikud kogudused, nad tekkisid 19. sajandil, nagu ma ütlesin, aga
aga nad on viimastel aastakümnetel on nad suurenenud. Neid on üldse protestante on Süürias praegusel ajal või hinnanguliselt 40 000 umbes aastal 1990, see tähendab 35-36 aastat tagasi oli neid protestante ainult 2000, see tähendab, et viimase 30-35 aasta jooksul on märkimisväärselt suurenenud protestantide hulk. Peale presbüüterlaste või peale reformeeritute on olemas ka seal anglikaani kirik, mitte just suur, mõned tuhanded anglikaanid. Neil oli Terra Sancta puhul oli juttu sellest, et on olemas Jeruusalemma ja Lähis-Ida episkopaalne kirik. Ja nende kogudusi, minu teada vähemalt üks kogudus Damaskuses on ka olemas. Pärast teist maailmasõda jõudsid siia, tähendab Süüriasse ka baptistid ja nelipühilased ja mõned teised protestantlikud kirikud. Luterlasi minu informatsiooni kohaselt ei ole luterlikku kirikut. Mul ei õnnestunud leida mingit jälge luterlikust kirikust Süürias ja ilmselt ka ei ole, sest muidu ta võiks olla kuidagi seotud. Meil oli ka juttu sellest, et Terra Sanctal ja Jordaanias on olemas väike luterlik kirik ja see Süüria võiks olla sellega seotud, aga mingisugust jälge ei ole. Ainus jälg, mis ma leidsin, on see, et kodusõja ajal on luterlik maailmaliit andnud üsna suurel hulgal humanitaarabi Süürias. Aga ma arvan, et mõni teine eestlane, üks minu õpilane oskaks selle kohta tunduvalt rohkem informatsiooni jagada, aga teda ei ole siin hetkel käepärast. Nii, see oleks olnud ülevaade kristlastest Süürias, kristlikest kirikutest ja sellest, kuidas nad sinna on jõudnud ja mida nad endast kujutavad. Nüüd oleks meil aeg edasi minna islami juurde Süürias. Üsna tihti võib kohata arvamust, kus keegi ütleb ühe või kahe lausega midagi islami kohta. Niisugustest ütlustest hoidke eemale. Islami kohta ei saa midagi olulist ühe või kahe lausega öelda. Islam on niivõrd keeruline nähtus, niivõrd suur nähtus, ta on omaette tsivilisatsioon ja ta ei ole homogeenne. Ta koosneb väga paljudest erinevatest suundadest ja ma lühidalt tuletan meelde. Sellest on meil varemgi juttu olnud, aga ma tuletan ikkagi põgusalt meelde, kuidas see niisugune lahklemine toimus üldse, see algne lahklemine. Hiljem on veelgi rohkem harunetud, aga et põhiharude väljakujunemine. Tavaliselt, ütleme, õpikust te võite leida, et on kaks haru, sunniidid ja šiidid. Me näeme, ma loodan veel täna, et tegelikult see ei ole õige. Tegelikult me võime rääkida kolmest põhiharust, on veel ibadiidid olemas, kes on nii pisikene haru, et ta jääb tavaliselt enamus õpikutele, ta jääb kahe silma vahele. Nii, kuidas siis lahtu, mis siis juhtus? Kui Muhammad ära suri aastal 632, kui prohvet Muhammad ära suri aastal 632, seda on hea meeles pidada, see on täpselt 1000 aastat enne Tartu Ülikooli rajamist. Sellepärast on ta mulle ka hästi meelde jäänud. Tänu Muhammedi surmale Tartu Ülikooli rajamine ja vastupidi. Niimoodi. Kui prohvet ära suri, siis tema lähimad võitluskaaslased valisid tema järglaseks Abu Bakr.
ta oli vaga mees, Muhammadi sõber, hea väejuht ka veel ja nii edasi. Ja ta sai kaliifi tiitli endale. Kaliif, Araabia kaliifa või kaliifatun, järglane, asetäitja, kohusetäitja, esindaja, verbist kalafa. Tegelikult selle hääldusega on niisugune lugu. Araabia keeles on natuke sarnane probleem araabia keele nimede ja terminite hääldamisega nagu kreeka keeleski. Kuidas seda kreekakeelset hiid hääldatakse? Kas on Kristus või Kristus? Aga terve hulk sõnu on, enamus inimesi räägib eschatoloogiast. Mõned üksikud räägivad ainult eskatoloogiast, see on järjekindel. Kui te ütlete Kristus, siis järjekindlalt te peaksite ütlema ka eskatoloogia. Vene keeles on Christos, eks ole, see hääldatakse ikkagi tugeva haana, seda kreeka hiid. Araabia keeles see tugev haa, mis siin selle sõna alguses on, paremal pool on sõna algus araabia keeles, see on ka niimoodi, et teda araablased hääldavad niimoodi tugev haa, mis on haa ja ka vahepealne. Ja nii nagu kreeka hii puhul eesti keeles ollakse ebajärjekindel. Mõnes kohas on haa, mõnes kohas ka. Nii on tegelikult selle araabia tugeva haaga ka asi niimoodi, et ka ollakse ebajärjekindel. Isegi niisugune islami korüfee nagu Haljan Udam on tegelikult ebajärjekindel olnud. Ta on mõne sõna puhul kasutanud haad, me kohe mõne hetke pärast jõuame ka sinna. Ja siin kaliifi puhul mitte khaliif, vaid kaliif, asetäitja, järglane. Niisiis, neli esimest kaliifi on siin ära toodud. Neid islamitraditioonis, sunniitlikus islamitraditioonis, neid nimetatakse õigel teel olevateks kaliifideks ehk araabia keeles, see on ka eesti keeles mõnikord kirjandus kasutatakse Rashidun kaliifid, 4 tükki, need sunniidid ütlevad, et nad olid absoluutselt õigel teel, nad ei olnud jumalikud esimesed, nad ei olnud prohveti sarnased, aga nad olid rikkumata veel ja täpselt järgisid seda, neid valiti. Kui valiti Abu Bakr, siis osa arvas, et aga miks me ei peaks valima Ali ibn Abi Talib. Niisuke tegelane on islami ajaloos Ali olemas. Ali oli prohvetika seotud, ta oli esiteks tema onupoeg ja teiseks oli ta veel tema väimees. Ta oli väimees, ta oli vähemalt Ali pooldajad ütlevad, et ta oli prohvetile kõige lähen isik üldse, ta mõistis kõige paremini prohvetit, aga ikkagi esimeseks kaliifiks ei valitud teda, vaid valiti Abu Bakr. Kui Abu Bakr ära suri, uus valimised tuli, jälle osa käisid välja, et Ali tuleks valida. Aga ei valitud, valiti hoopis Umar või Omar valiti. Ja kui Omar ära suri, õigemini ta ei surnud ära, ta tapeti ära. Need neli õigel teel olevat kaliifi, see iroonia on selles, et ainult üks neist suri loomulikku surma, esimene, teised 3 tükki tapeti ära. See tähendab, et see võitluse, pusklemise, sõdimise pisik on islamis omal moel algusest peale olnud ja meile tundub see asi, et kui moslemid hakkavad sõdima, siis nad sõdivad kristlaste vastu, aga tegelikult nad sõdivad palju rohkem veel oma isekeskis. Vaat 13 tapeti ära, kuigi nad olid õiglased, vähemalt sunnide arvates, õigel teel olevad. Utman ei valitud Alid. Ja kui lõpuks Utman oli ära tapetud, siis valiti Ali. Mitte sugugi kõik tollased moslemid ei rõõmustanud selle üle, et Ali, vaid teatud Ali pooldajaskond. Damaskuses. Kõik see asi oli koondunud eelkõige tänapäeva Saudi Araabia territooriumile
Medina ja Mekka ümbruskonda, aga kaugel Damaskuses oli üks Utmani sugulane, oli valitsejaks. Ja tema ei aktsepteerinud Alid kui kaliifi, kui prohveti asetäitjat. Ma arvan, et ta nimi peaks mul Muavija. Ja tekkis sõda. Muavija, kes valitses Damaskuses ja Ali pooldajate vahel. Esialgu Ali pooldajad saavutasid võidu Muavija üle. Aga siis tekkis niisugune asi, et Ali otsustas Damaskuse kandi moslemitega läbirääkimisi pidada ja rahumeelselt edasi eksisteerida. Osa Ali pooldajaid ütlesid, et vale, siin Ali annab asja otsustamise inimeste kätte. Tegelikult peab seda asja, mis edasi saab, peab otsustama Allah, Jumal. Allah on tegelikult the God, Jumal. Peab Jumal, me peame asja Jumala kätte jätma, see tähendab, võtame mõõgad välja ja lahingu väljal Allah näitab, kellel on õigus, kellel mitte. Ja Ali arvas, et ikkagi tuleks läbi rääkida ja rahumeelselt, mitte moslemite verd valada. Ja seetõttu see oli esimene islami kodusõda. Esimene islami kodusõda Ali pooldajate ja Muavija vahel. Ja need, kes ütlesid, et Ali on nüüd uskmatuks saanud, neid nimetatakse haridžiidideks või karidžiidid. Siin ongi see asi, kuidas me seda tugevat haad hääldame. Võib leida haridžiidid. See on see sama täht, millega hakkab peale kaliifa. Järjekindel oleks karidžiidid, aga see on filoloogiline asi, ma ei võta endale seda kohust olla kohtunikuks ja otsustada seda asja. See tuleneb sellest araabia verbist haraja, väljuma, välja minema. Ja need haridžiidid või karidžiidid on siis väljaminejad, lahkujad, kes läksid, eemaldusid Alist, sest nende meelest alguses Ali oli ilusti usklik ja vaga mees, aga siis mingil hetkel temast sai usu salge, see tähendab, ta andis asjade otsustamise ajaloos inimeste kätte. Ja need haridžiidid, need lahkusid Ali väeosast ja tänapäeval on nende järeltulijad, on ibadiidid. Neid on, kõige rohkem on neid Omaanis. Omaanis on neid hästi palju, aga mujal on neid ka väikseid tükke. See on see kolmas islami haru. Sunniitluse ja šiitluse kõrval on ibadiidid olemas. Kolmas haru, ta on sama vana kui need teisedki harud, sest see liikumine sündis juba Ali eluajal. Ja nii et ja Ali pooldajaid, tema erakonda, pooldaskonda, araabia keeles on see termin šiatu Ali. Ali pooldajaskond, Ali partei, erakond ja sellest šiatu Ali, sellest ongi tulnud mõiste šiidid. Šiidid on need, kes tänapäeval on šiidid, need ongi kunagise Ali erakonna järglased. Ma olen Iraanis käinud ja seal oli kohe tunda, et Ali on seal, Ali nime, minu pärsekeele oskus on olematu, aga Ali nime kuulis rohkem kui Muhammadi nime. Aga kui me päris šiitluse juurde läheme, siis me näeme, et nii mõneski šiitluse arus on tegelikult Ali on olulisem kui Muhammed. Mitte nendel šiitidel, kes Iraanis on, aga mõnel väiksel grupil, aga seda näeme edaspidi. Niisiis, Ali erakonnast aja jooksul, loomulikult mitte Ali eluajal, vaid aja jooksul kujuneski välja šiitlus.
see šiitluse teoloogia, šiitluse religioon, see võttis ikka üsna pikka aega enne, kui ta põhistruktuurid välja kujundas. Aga samamoodi on sunniitlusega, ega sunniitluski teab, mis kohe üle öö ei tekkinud. Ja haridžiidid või karidžiidid, see liikumine samuti ta on aja jooksul välja kujunenud. Esimene kodusõda siis ja ibadiidid. Ja esimese kodusõja ja siis oli veel niisugune asi, et Ali otsustas jätkata lõpuks sõjakäiku Damaskuse vastu, aga enne kui ta seda teostama sai hakata, üks karidžiid, kes oli ta peale pahane, lihtsalt tappis Ali ära. Nii et Ali on ka, kõik on nendest 4, nagu ma ütlesin, 3 tükki tapeti ära ja viimane oli Ali, kes ära tapeti. Ja siis said võimule need Damaskuses olnud mehed, kes moodustasid ligi 100, natuke vähem kui 100 aasta jooksul, 89 aasta jooksul kujunes sellest välja Umayyadide dünastia. Umayyadide dünastia ja Umayyadide dünastia raamistikus sündiski, kujuneski välja sunniitlus. Ali pooldajatest kujunesid välja šiiidid. Me tuleme edaspidi šiitluse juurde veel eraldi ja siis me räägime natuke rohkem sellest šiitlusest ja sellest, kuidas šiitlus omakorda ka ei ole mingi homogeenne nähtus, vaid ta on ka oma harudega ja eri gruppidega. Sinna esimesse islami sajandisse mahub veel teine kodusõda erinevate kaliifi pretendentide vahel ja selles kodus, meil on varem ka sellest juttud, ma lihtsalt tuletan meelde, et Ali poeg Hussain ibn Ali tapeti selle kodusõja raames ja see Ali tapmine, Umayyadide poolt ta tapeti. Ali tapmine on enamus šiiitidele erakordselt oluline religioosne sündmus. Midagi, mitte täpselt selline, aga mingil moel võrreldav kristlaste suurele reedele. Kristuse löömine, ristilöömine mingil moel meenutab, õigemini, mitte Kristuse ristilöömine ei meenuta, vaid Husseini tapmine meenutab Kristuse ristilöömist. Husseini tapmist mälestatakse šiitide poolt väga dramaatiliselt. Need, ütleme, Husseini tapmise mängud, näidendid, mida etendatakse siiamaani Iraanis või siis ütleme, tema mälestuseks, õigemini oma süü tunnistamine, oma patu tunnistamine Husseini surmaga 1400 aastat tagasi. Sellega seoses tunnistatakse oma süüd ja piitsutatakse ja veristatakse ennast ja haavatakse ennast Iraanis sellel Husseini mälestusajal. Sellest on varem natuke pikemalt juttu olnud. Kui me kunagi uuesti Iraani peaksime jõudma, siis võiks temast sellest jälle pikemalt rääkida. Nii, aga see Husseini tapmine on šiiitidele, enamus šiiitidele erakordselt tähtis religioosne sündmus ja tegur, mis on kujundanud šiiitluse, vähemalt mõningate šiiitluse harude, peamiste harude niisugust nägu. Nii siis, vabandust, siin ma jäin parandamata, ma pean ta mitte 2 alternatiivset, vaid 3. 3 alternatiivset narratiivi, mis islamil on, nüüd läks segamini, nii, on see 4 õigel teel olnud kaliifi, see on sunnide
sunnide arusaam, sunniitide arusaam. Ali kui ainus õige kaliif ja imaam, see on šiiitluse nii-öelda põhitees ja ibadiitide või puhul on natuke raskem seda, ma siin panin seda, et iga, mis on tõepoolest ibadiitide meelest, iga vaga ja haritud moslem võib olla põhimõtteliselt imaam, vähemalt oma koguduse juht. Aga ta peab olema väga vaga, sest vagadus ja niisugune omamoodi eetika on ibadiitide jaoks väga oluline. Kui Omaani jõuame, siis ma proovin rohkem pikemalt, aga ta peab olema ka haritud. Ta peab olema, ütleme, täiuslik imaam on see, kes on haritud A teoloogias, B juuras, C sõjanduses. Sest imaam peab olema võimeline ka mõõgaga kaitsma oma kogukonda. Nii et need on nagu kolm niisugust aru. See on niisugune tavaline skeem islami kohta. Sunniidid, neid on umbes 90%, šiidid on umbes 10% ja siis ütleme 100 miinus 90 miinus 10, mis sinna vahele jääb, üle jääb, see on siis ibadiidid. See tähendab, see on niivõrd väike osa, et teda peaaegu, nagu ma ütlesin, ei märgatagi tavaliselt, aga nad on olemas. Nad on olemas, neid on Araabia, neid on Pärsia lahe ümbruses ja sealkandis, aga neid on ka Põhja-Aafrikas mõnes kohas. Nii näppu otsa täis. Nii, sunniitluse jaoks eriti on olemas väga oluline asi on hadiit, pärimuste kogud. On olemas Koraan, mis on vähemalt nii usuvad moslemid on Jumala ingli poolt dikteeritud Muhammadile. Aga siis on olemas hadiit. Hadiit on kogumikud Muhammadi tegudest, Muhammadi ütlustest, need on erinev, sunnidel on neid eraldi 6 kogumikku. Need on hiljem kogutud, hadiitidega tegelemine on sunni teoloogide jaoks, vähemalt osa teoloogide jaoks väga oluline tegevus. Seal on olemas ka eraldi niisugune kriitiline mõtlemine, hadiiti kriitiline mõtlemine, see tähendab, et suurimad hadiitide spetsialistid teavad üksikute Muhammadi ütluste ajalugu, nad tradeerivad tagasi, kes on selle kirja pannud, aga kelle käest ta kuulis seda ja kes kuulis, kelle käest omakorda kuulis. See tähendab, et on niisugused pikad read olemas selles, et nende hadiiti ütluste ja lugude autentsust garanteerida. Mitte sugugi kõik need pärimused Muhammadi kohta ei ole autentsed, ka moslemid teavad seda. Neil on teatud kriitilised meetodid olemas nende üle otsustamiseks. Šiitidel on olemas oma hadiitid ja ibadiitidel samuti, aga see on väga oluline, eelkõige oluline just sunniitide jaoks. Üks asi veel, mida ma ei maininud siin, aga mida tasuks, mille kohta teatakse erakordselt vähe. Nimelt see Utman, kes enne Alid ära tapeti. Tema ajal, tema otsuse kohaselt kodifitseeriti Koraan. See tähendab seda, et enne seda Utmani otsust oli eri kogukondadel olevas oma enda tekstid. Ja need Utmani otsuse põhjal tuli kõik kohapealsed tekstid ära hävitada. Ja üks selline ainuõigeks kuulutatud tekst võeti kasutusele. Meie, nii palju kui mina tean Koraani teksti ajalugu, meie käsutuses on ainult see Utmani tekst, aga erakordselt põnev oleks näha neid teisi tekste, mis ära hävitati. Kas kunagi leitakse neid tekste? Ma ei tea, ma loodan, et ehk leitakse, nii nagu kunagi eelmisel sajandil leiti ka alternatiivseid evangeeliumeid, nii et Egiptuse kõrbest näiteks, et kui leiaks kuskilt kõrbest ka neid alternatiivseid Koraani tekste, oleks suurepärane, aga see on lihtsalt niisuguse inimese unistus. Nii.
hadiitid on väga olulised ja teiseks, mis on väga oluline, on islami õiguse koolkonnad. Sunniitluses on olemas 4 koolkonda. Nendest koolkondadest on olnud ka pisut juttu. Ma ei ole islami õiguse asjatundja. Seetõttu ma ei ole kompetentne esitama kõikide nende koolkondade niisugust võrdlevat analüüsi. Aga kui me läheme nüüd sunniitluse juurde Süürias, siis nende koolkondadega, õiguskoolkondadega seoses kohe sunniitlus Süürias ei, nii nagu islam tervikuna, mis ma sain öelda, et islam ei ole homogeenne. Sama lauset ma saan korrata sunniitluse kohta Süürias. Süüria sunniitlus ei ole homogeenne, ühtne religioosne kogukond. Kõigepealt hakkame peale, seal on kaks erinevat õiguse koolkonda. On hanafiitide koolkond ja safiidide koolkond. 2 erinevat õiguse koolkonda. Nad on mõlemad suhteliselt liberaalsed. Eriti see hanafiidide õiguskoolkond on suhteliselt liberaalne koolkond. Miks Süürias on 2 koolkonda? Sellepärast, et hanafiidide juriidiline koolkond oli Osmani impeeriumi ametlik juriidiline koolkond. Ja safiidide juriidiline koolkond, mis on nõks vähem liberaalne, aga suhteliselt liberaalne šariaadi interpreteerimise koolkond on ajaloos olnud mõningate Süüria valitsejate, näiteks küllap te olete kuulnud niisugust tegelast nagu Saladin, kellest tuleb tavaliselt juttu siis, kui räägitakse ristisõdade lõpuga Lähis-Idas. Saladin oli ja tema dünastia, nõndanimetatud ajubiidid valitsesid mõnda aega ka Süürias. Saladini valitsusajal oli just see safiidide õiguskoolkond. See, et Süürias on kaks koolkonda, hanafiide on rohkem, aga safiide on ka üsna palju. No, de facto Süüria igapäevaelus moslemid kasutavad teatud ükskord ühte, siis kui on kasulikum kasutada hanafiidide interpretatsiooni. Aga nende eripärad tulevad välja, nii palju kui mina tean, eelkõige niisugustes abieluõigusest või pärimisõiguses on nad mõnevõrra erinevad. Aga näib, et Süürias on see 2 koolkonna vastasseis ei ole niisugune kahekonna enda vastasseis ei ole just väga suur probleem. Aga mõlemad on nad valitsejate pärand, kunagi valitsenute pärand. Kui lugeda tänapäevaseid Euroopas või Ameerikas kirjutatud Süüria ajaloo käsitlusi, siis üks suund, mis seal kohe silma torkab, on selline nõndanimetatud postkoloniaalne lähenemine. See tähendab seda, et kui räägitakse tänapäeva Süüriast, siis kõik, mis on halvasti, kõik on prantslaste toodud. 2 sõja vahel prantslaste mandaat oli ja muidu oleks kõik hästi läinud, aga näed, isegi siiamaani kõik asjad, mis halvasti lähevad, ma natuke liialdan, aga mitte väga palju. Asjad lähevad halvasti, see on prantslaste pärand, see on kolonialismi pärand. See oli palju, see oli umbes 25 aastat, oli see, orienteeruvalt oli see Prantsuse mandaat. Need postkolonialistlikud ajalookäsitlused unustavad ära, et enne seda oli Osmanite kolonisatsiooni aeg, 400 aastat, mis on mõnevõrra pikem ja mõjukam kui see prantslaste 25 aastat, aga seda nagu unustatakse ära, et see oli ka kolonisatsioon.
see ei olnud see niisugune vabatahtlik araablaste minek. Ja mul on elu jooksul päris mitmete süürlastega rääkinud, nii moslemitega kui ka Süüria kristlastega. Ja just enamus on seda meelt, et tegelikult kõige halva juured Süürias, türklased. Türklased on kõik halvad asjad Süüriasse toonud, türklasi ei salli Süürias mitte keegi, sest nemad vastutavad selle eest ja nii mõnedki süürlased on öelnud, aga prantslased ei olnudki nii väga halb see asi. See tähendab, eurooplased näevad kogu kurja juurt Süürias prantslastest, aga süürlased ise, vaesekesed, kes olid kogu aeg kolonisatsiooni all, nemad ei tea veel, et prantslased olid palju halvemad kui süürlased, kui türklased, keda nad sugugi ei armasta. Aga nendest türklastest ja teistest rahvustest me juba peame järgmine kord 2 nädala pärast edasi rääkima. Nii et tänaseks oleks see kõik.